Tšau ja tere tulemast minu magamistuppa. Tänane vlog on hoopis teistsugune ja tänases vlogis ma mitte ei näita oma nädalat või oma päevi või jookse ringi kuskil on ju, mida ma tavaliselt teen, vaid ma tänases vlogis räägin natukene enda harjumustest, et hoida et kuidas siis mina hoian oma elu tasakaalus kõigi on ju sajad toimetuse vahel. Nendest harjumustest kindlasti saad sa ka nii-öelda ise võtta kinni, kindlasti ka enda ellu rakendada, näiteks kui sa tunned, et midagi võiks sulle olla kasulik. Ja kui sa üldse võib-olla tunned, on ju, et elu on selline natuke kaootiline ja vahepeal on palju toimetusi ja asju, on ju, kuidagi kaob selline kese ära, võib-olla kuidagi kaod on ju tasakaalust omadega välja, sest minu jaoks on tohutult oluline selline sisemine tasakaal, on ju selline rahu. Et kuigi mulle meeldib olla tohutult on ju produktiivne, toimekas, palju tegutseda, toimetada, aga me ikkagi peame mõtlema selles mõttes endaga selle on ju närvisüsteemi peale ja et me tunneksime ikkagi ikkagi naudiksime ka seda elu ja tunneksime nagu ka kuidagi võib-olla ärevates, pingelisemates olukordades ikkagi ennast nagu mõnusasti. Nii et need on need harjumused, mida mina mitte igapäevaselt, aga ma siis kohe räägin, kui tihti, mida ma teen ja hakkamegi kohe pihta. Esimene asi, mida mina siis teen, on see, et minu jaoks on hästi olulised rahulikud hommikud. See on asi, millega ma põhimõtteliselt kunagi nagu, siin ei ole teist nagu valikut, et minu jaoks on nii oluline, et ma saan rahulikult tõusta, rahulikult toimetada, rahulikult oma hommikusöögi ära süüa, on ju. Ma väga tihti hommikuti kõigepealt lähen siis kas jalutama või jooksma ja ma alati võtan aega, et mul oleks päriselt ka võimalus seda rahulikult teha, sest ma tean, et kui mul on hommikuti kiire, kui ma hakkan tormama, kiirustama, võib-olla kiiruga sööma, kiiruga süüa tegema, mingi kiiruga valmis panema ennast, mis iganes, siis ma lähen juba närviliseks ja ma juba alustan oma päeva nagu nii kehva noodiga ja kõik järgmised asjad sealt juba, ma olen nagu mingi selline väikene paanika on sees või kuidagi selline närviline olek. Ehk siis need rahulikud hommikud minu jaoks on lihtsalt nagu kõige olulisem, kui ma pean olema kuskil kell 8 hommikul näiteks on ju, siis ma ärkangi, ma ei tea, kell 6, et ei ole seda, et ma ei tea, 7:30 ärkan püsti ja minema, et see ei ole minu jaoks nagu variant ja see päriselt ka on nii oluline, see tundub nagu, ma ei tea, mis vahet seal on, see muudab nii palju. Nii et jaa, see on number 1 asi. Siis teiseks on mul selline asi, et peale ärkamist telefoni ma või sotsiaalmeediat ei näpi siis vähemalt tund aega. See tegelikult mul isegi läheb pigem 1,5 tundi, sest kui ma lähengi veel on ju kuidagi jalutama või mul on hommikused jooksud ja siis ma tulen koju, siis ma käin on ju pesus ja siis ma teen süüa, siis ma söön on ju, ma siis ka ei vaata veel telefoni, et ma tavaliselt sotsiaalmeediat puudun alles peale seda, kui mul on söök ka nagu söödud, et kunagi alles hiljem, nii et see mul isegi venib pikemaks ja see on nii hea asi, mida teha, nii et ma soovitan seda kindlalt kõigile, sest et meil sotsiaalmeediast esiteks tuleb on ju pidevalt on mingid halvad uudised, kurvad uudised või mingid ärevad teemad või sealt võib kohe tulla nagu sellised mingisuguseid on ju stimulaatorid, mis kohe panevad sind, ma ei tea, kehvemini tundma või siis keegi kirjutab sulle, võib-olla on juba mingi töö meile kogemata vaatad ja sa juba näiteks tead, et mul tuleb täna see ja see, et ühesõnaga juba nagu krutid ennast kuidagi üles sellesse on ju keerisesse, sellesse tormi, sellesse virvarri, mis kogu aeg toimub. Et ei pea kohe kõike teadma ja mitte midagi ei juhtu, on ju, kui sa hommikul võtad selle 1 tunni endale, see on sinu aeg, on ju. Ja see on nii vajalik, ma tunnen, nagu ma naudin oma neid rahulikke hommikuid ilma telefonita nagu nii väga ja see on päriselt see koht, kus ma tunnengi, et ma nagu puhkan, ma rahunen, mul nagu kõik taastub lihtsalt nagu, see on nii vajalik. Nii, siis järgmisena uni on ju, nagu ma rääkisin, et kui ma ärkan, siis mul on rahulikud hommikud olulised, aga mul on väga-väga oluline ka minu uni, et uni peab olema paigas ja see on asi päriselt ka, mida ma oleks sellest unest räägitakse kogu aeg on ju, et sul on und korralikult vaja, on ju, sa taastad oma energiavarusid ja kõik jutud. Aga kui sa oled nagu noor inimene, siis sind väga ei huvita, sa saad suht hästi nagu niisama ka on ju hakkama või nagu mingil perioodil sa magadki võib-olla kogu aeg on ju, ma ei tea, mingi 4-5 tundi, järgmine päev on ikka lahe, aga nagu tegelikult, mida kuidagi vanemaks sa saad või nagu viimased nüüd küll mitu aastat ma olen saanud aru, kui oluline roll on sellel unel ikkagi. Et kuna minu jaoks on selline tervislik eluviis ka on ju väga oluline, siis see, kuidas ma magan, mõjutab nii palju minu järgmise päeva valikuid on ju, ka toitumises, ka selles on ju, kui palju ma liigutan ennast on ju, kuidas ma ei tea, trenni, võib-olla kui mul on kehv uni on ju, siis ma võib-olla ei taha või viitsiks sinna trenni minna, võib-olla ma siis sunnin ikkagi ennast, aga see trenn kindlasti on ka nii palju vähem kvaliteetsem, kui see oleks siis, kui mul oleks on ju uni olnud korras.
teiseks, kuna ma teen palju sporti, siis uni on nii oluline, et minu keha saaks taastuda, minu lihased saaksid taastuda ja mida aega edasi, seda rohkem ma näen seda, et selleks, et ma saaksin areneda trennis või et mu lihased saaksid kasvada, mu keha saaks nagu paremasse vormi liikuda, siis see uni on seal nii oluline. Et ja ma lähengi iga õhtu ka suhteliselt samal ajal magama, ärkan hommikul ka. Proovin, ma ei saa küll alati on ju minuti pealt ja oleneb, aga suures pildis ma ikkagi üritan jah niimoodi, et kuskil 11–7 on tavaliselt see minu selline keskmine aeg. Mingitel perioodidel ma läksin ka varem, ausalt magama, viimasel ajal mul on kuidagi niimoodi nüüd läinud, et põhimõtteliselt 11–7 on niisugune tavakas aeg ja see on minu jaoks suurepärane, see rutiin toimib nii hästi, keha toimib kõige paremini, kui ta on enda selles rutiinis ja see uni ka kuna mul on ka on ju selline päris korralik kaalulangetuslugu, siis see uni kindlasti mängis selles ka nagu väga-väga suurt rolli. Siis edasi, korraks juba tulin selle juurde, et minu jaoks on oluline trenn on ju, ma teen palju sporti, siis on mul 4 korda nädalas käin mina jõusaalis. Ja see on selles mõttes tohutult abiks just ka, esiteks on ju, ma tahan niikuinii on ju, et ma oleksin heas vormis, ma tahan ennast on ju treenida. Mul on ka on ju mingi trenni eesmärgid, ma lähen, nagu ma olen rääkinud, on ju nüüd ka Hyroxi võistlustele. Varasemalt olen ma mitu aastat tegelenud siis Fitness Challenge võistlusega, et kes on siin võib-olla kanalil on ju uus, et kuigi ma ei olegi siin nii palju seda on ju jaganud, sest mu kanal on suhteliselt uus ja nüüd ma enam praegu ei võistle, aga ma olen mitu aastat tegelesin ka sellise alaga nagu Fitness Challenge, ehk siis see spordi tegemine, trenni tegemine ka võistluse eesmärgil on nagu olnud minu elus sees päris palju. Aga mis selle jõusaali juures on veel lisaks sellele, et ma nüüd treenin oma keha, on see, et ta ikkagi annab nagu mu vaimule nii palju puhkust. Et kui ma näiteks teengi, on ju, mul on tööpäev, on terve päev arvuti taga, ma olen kogu aeg teinud tööd, on ju, tunde, siis see hetk lõpuks, kui ma lähen sinna trenni, et siis ma nagu saan tegelikult selle nagu tööauru endast nagu välja lasta ja saangi lihtsalt keskenduda oma trennile, teha nagu teisi asju, panna ka oma keha liikuma, sest ega meie keha läheb samamoodi stressi, kui ta lihtsalt istub sul kuskil terve päeva, on ju. Ja meie närvisüsteem, kõik asjad löövad nagu lõpuks lihtsalt terrorisse, on ju, kui sa lihtsalt istud kuskil arvuti taga ainult, teed ainult tööasju, su aju kogu aeg käib, on ju. Ja et see on nagu vaimselt ka nii hea kuidagi siis nagu paus või see vahe on ju, et sa käid see trennis ära, sa tuled tagasi ja sa oled nagu teistmoodi on ju tundega, sa oled nagu värskem, mõnusam. Isegi on ju mõnikord võib sul seda energiat täpselt sealt tulla tegelikult. Et oleneb kui trennist on ju väga raske trennid, ma ikkagi tulen koju, siis ma olen nagu kuitu, aga põhimõtteliselt liikumine ikkagi tegelikult pigem nagu laeb sind. Ja mina nagu tunnen, kui oluline minu jaoks on, et kui ma võiksin muidu teha oma tööasju vahepeal niimoodi, et ma ei tea, hommikul alustan ja ma teekski neid nagu terve õhtu välja, on ju, mingi 8-9, mul ei oleks üldse probleem tegelikult teha tööasju. Aga kui ma lähengi seal näiteks 4-5 ajal siis trenni, siis see on nagu kohe, see on nagu ei hakka rohkem korrutama, aga teeb kohe nagu selle aju selgeks, meele selgeks, kohe annab on ju kehale sellise mõnusa liikumise, sest me oleme loodud liikuma, me peame liikuma. Ja siit edasi siis ka see jooksmine, mida ma mainisin, ma lähen nüüd maikuus ka oma elu esimesele jooksu poolmaratonile. Ehk siis mul on praegu jooksutrennid. Ma ei ole muidu olnud mingisugune suurem jooksja üldse, aga 6 aega tagasi, mul nüüd praegu ongi 5. jooksu treeningplaani nädal, ehk siis natuke üle 6 aega tagasi on ju, hakkasin ma siis jooksma, mul on 3 korda nädalas jooksud ja neid ma teen tavaliselt hommikuti, mitte iga kord, aga enamasti on need hommikul. Ja need on ka nagu sellised asjad täpselt, et kui ma muidu olen olnud nagu see inimene, et ma käin hommikuti, kõige tavalisem rutiin ongi see, et ma ärkan, on ju, siis ma lähen jalutan, siis ma tulen koju, siis ma teen nagu hommikusöögi. Aga nüüd jooksudega mul on siis need hommikused jalutused asendunud väga palju jooksuga, aga ta on jällegi täpselt see, et sa lähed, alustad oma päeva siukse puhta värske on ju meelega, sa lähed sinna värskesse õhku. See on ka nii oluline, ma alati soovitan, kui teil on võimalus liikuge nagu värskes õhus, et ärge minge sinna, ma ei tea, kuskile klubisse lindile jooksma või ärge kõndige neid samme lindil on ju, et see värske õhk
ja see päris liikumine, see on nagu hoopis teise mõjuga. Ja jah, ja samamoodi siis need jooksud on ka tegelikult nagu täpselt see aeg, kus nagu tegelikult see vaim ja meel ja kõik saab nagu puhata ja sa saad isegi nagu kuidagi elada võib-olla on ju välja enda emotsioone, kuigi sa nagu otseselt nagu ma ei tea, sa ei lähe joostes seal nagu ei vihastu või ma ei tea, ei nuta on ju selles mõttes, aga tegelikult nagu su keha kuidagi väga palju nagu vabastab seda, ma ei tea, mingit jama ja hakkab nagu nii palju parem tunne. Mul oli üks hommik just nagu natukene sihuke närvilisem hommik, siis ütleme on ju kehvem tuju veits ja käisin oma jooksutiiru ära ja pärast ma olin mingi see polegi see mingi teema, see ei ole isegi mingi mure, see ei ole mingi asi, nagu kõik on jumala hästi, jumala super on ju. Ja oligi nii palju kohe hakkas parem, aga kui ma ei oleks juba läinud jooksma, siis ma oleks, ma ei tea, tund aega istunud kodus ja veel mingi kirunud on ju taga umbes seda kuidagi olukorda või emotsiooni. Ehk siis jah, jällegi on kokkuvõttes igasugune liikumine, ideaalis veel õues ja kui mul ei olegi neid jookse, siis mul on ka jalutuskäigud on ju, et ma päris iga hommik ei käi, aga ma ikkagi üritan niimoodi, et noh, 5 korda ikkagi kindlalt nädalas on mul hommikuti kas jooks või jalutus. Ja veel ma soovitan tegelikult väga õhtuti ka jalutada, et kui ma tulen ka selle une juurde korraks tagasi, siis esiteks, et sul oleks hea uni, aitab nii palju kaasa see õhtune jalutuskäik. Ehk siis, kui ma käin õhtul jalutamas, siis ma reaalselt nagu tuled koju, sa oled esiteks selle päeva maha endast laadinud, on ju kõik need mingid päevad toimetused ja tööasjad ja mõtted ja kõik, mis sul siin virvarr käib, on ju, sa lähed jalutad seal reaalselt nagu see kõik kuidagi nagu väljuks su kehast, su peast, on ju, kogu see kuidagi mingi vaev või stress või nagu see kõik lihtsalt nagu kaob ja sa tuled koju ja sul on nii hea mõnus olla ja sa lähed voodisse, sa lähed magama ja sul tuleb nii palju parem uni. Et tavaliselt siis ma üritangi ka seda, et kui ma lähen õhtul jalutuskäigule, siis peale seda ka ma näiteks enam sinna telefoni scrollima ei lähe, vaid ma lähengi magama. Ehk siis ma need jalutuskäigud lähengi nagu teen õhtul kuskil 9-10 ajal, seal vahel lähengi. Ja siis koju tulles juba nagu sätidki ennast voodisse ära. Et see on nagu selline ka, ma ütleks väga mõnus asi, mida ma ei tee kindlasti iga õhtu ja võiks tegelikult isegi veel rohkem, aga mida ma ka kindlasti väga soovitan. Nii, siis edasi kvaliteetne toit ja siis ka toidu nii-öelda ettevalmistamine, preppimine. Ehk siis ma tegelikult igapäevaselt ikkagi toitungi maksimaalselt tervislikult, puhtalt. Muidugi ma ka vahepeal on ju käin kuskil väljas söömas, on ju, vahepeal lähed mingi restorani. Ma ei tea, mul oli mingi vanaema sünnipäeva, käisime näiteks, tähistasime hiljuti, et tuleb ka neid on ju hetki absoluutselt ette. Sööngi siis neid enda tehtud ilusti toite, on ta sellised tasakaalus tervislikke toite ja see on tegelikult nii oluline, sest kui ma söön näiteks mingisugust kiirtoitu, kui ma tellin kuskilt mingi pitsa umbes on ju, panen nahka, siis ma tunnen ennast pärast seda nagu tegelikult on ju väsinuna, mul on niisugune loid olla, mul on kõht nii täis, ma tahaks lihtsalt mingi magama, tuttu, pikali ainult, ma ei viitsi midagi enam teha. Et ma ei ole veel kunagi kogenud seda tunnet, et ma näiteks söön mingisuguse, ma ei tea, kiirtoidu ära või söön ennast üle või söön mingit, ma ei tea, noh, ongi, jääme selle pitsa näite juurde, on ju. Ja pärast seda olen nagu mingi davai, hakkan pihta, on ju, tegutseme nüüd, ei, seda ei juhtu nagu, et pigem on ikkagi sihuke loidusväsimus, mis on ka loogiline, sest on ju meie veresuhkur hakkab kõikuma, kui me söömegi neid tohutut mingid süsivesikut, on ju, need nisujahud, suhkrud, kõik asjad ja mis ei ole veel selline kvaliteetne ja kõik transrasvad ja asjad sinna veel juurde, et ma tunnen ennast lihtsalt nii palju paremini, nii palju energilisema, nii palju produktiivsemana, kui mul on ikkagi laual kvaliteetne toit, et mingisugused jah, kuidagi snäkid või maiused on ju, või mingid kiirtoidud nii-öelda ei ole kunagi mulle andnud mingisugust energiat ja pigem nad ongi lõpus, sa tunned ennast nagu oli vaja üldse. Ehk siis see on väga oluline ja sealjuures ka lihtsalt see ettevalmistamine. Ehk siis ma ütlen ausalt, ma olen see inimene, kes võib süüa nagu hästi palju sama toitu, mul on suht savi, on ju, kui mulle toit ta peab olema hea toit, kui mulle ta maitseb, ma võin süüa 6 aega järjest nagu lõunaks täpselt sama toitu ja see lihtsustab igapäevaelu lihtsalt nii palju.
et ma ei pea nagu lõuna ajal hakkan mõtlema, et mida ma söön, mida ma süüa teen, on ju, siis mul võib-olla juba kõht nii tühi, siis ma jällegi haarangi võib-olla selle mingi suvalisema asja äärele näiteks on ju, mis tegelikult minu keha ei toeta, on ju, minu vaimu ei toeta, mulle ei anna sellist mõnusat head kütust. Või siis, kui ma isegi ei haaraks selle kehvem variandi järele, hakkakski endale süüa tegema, siis see võtaks mult nii palju tohutut aega ära, et ja kuidagi niisugust, ma ei tea, minu jaoks on see niisugune peavalu ja ma nagu naudin nii väga seda, kui ma tulen trennist koju, mul on kapis see karp olemas, ma teen seal karbi soojaks, ma söön, on ju, et see on minu jaoks asi, mis nagu nii palju minu elu lihtsustab, et mul on enamasti ikkagi need karbid seal kapis olemas, jah, mul on tulnud ka neid olukordi ette muidugi, kus ma tulen trennist koju, mul on just võib-olla lõuna ajal karbid otsa saanud, on ju, ja siis ma olen ka seal selline, et okei, ma hakkan nüüd süüa tegema, aga noh, ma ei taha tunda seda tunnet, et mul ei ole, ma pean hakkama tegema, mida ma teen, on ju, kuidas, mis mul siin üldse on, bla, et minu jaoks on nii palju lihtsam, lihtsalt ma olen mingi okei, toit, võtad, teed, sööd, mõnus olla, kõht täis, jätkame päevaga nagu. Et jah, minu jaoks see lihtsalt ka teeb mu igapäevaelu nii palju lihtsamaks, nii palju vähem mõtlemist. Et ma ei kujuta, et ma ei saa aru nendest inimestest, kes iga päev mõtlevad, mida õhtuks süüa teha või mingi peale tööd. Ma olen kuulnud, mõni inimene käib iga päev poes ja ongi näiteks, ma ei tea, tööpäev on ära ja siis ta läheb poodi ja hakkab mõtlema, mida ma täna süüa teen ja siis ta läheb, ostab nagu neid mingi koostisosi ja siis ta teeb sellest süüa. Ma ei viitsiks elus. Sorry, nagu ma ei suuda, ma läheks hulluks, kui ma iga päev hakkaks mõtlema, mida ma täna süüa teen ja siis ma lähen neid koostisosi veel kuskil otsima ja siis ma hakkan õhtul veel seda nagu valmistama. Minu jaoks see ei toimi, ehk siis ja ma soovitan ka teil katsetada, et sa ei pea nagu kõiki toite endale ette tegema, kui sa ei taha, aga näiteks ongi kas või mingisugused lõunasöögid on ju, mis juba võtab sul keset päeva lihtsamaks elu. Ideaalis, õhtusöögid ka, et ma tõesti väga soovitan seda nagu toidu ette tegemist või vähemalt planeerimist, et ma tean nagu ette ära, et ma homme teen seda, mul on kodus asja tulemas, ülehomme teen seda ja niimoodi on ju, et sa ei peaks iga päev, ma ei kujutaks ette, kui ma iga päev peaks oma ajuressursse kulutama selle peale, et mõelda, mida süüa teha. Ma teen nüüd, on üsna uus asi minul, aga ma teen mobility, flexibility trenne siis praegu 2 korda nädalas. Ehk siis, kuna mul on praegu on ju üsna intensiivne treeningkoormus, ma treenin Hyroxiks ja jooksu maratoniks ja ma tunnen, et mu keha vajab, on ju sellist paremat liikuvust, on ju, niisugust taastumist, niisugust vahepeal venitusi, vahepeal keha jääb ikkagi rohkem kangemaks ja ma tahan, et mul oleks nagu ühesõnaga mobiilsem siis see keha ka on ju ja ma teen need teadlikult, hakkasin tegema, et toetada oma keha. Aga nüüd, kui ma olen neid tegema hakkan, siis ma järsku olen nagu tundnud, et tegelikult need on ka nagu vaimule nii head. Panen YouTube'i otsingusse mingi täiesti või võtan täiesti suvalisi, panengi otsingusse mobility, flexibility workout on ju, mul tulevad sinna igasugused erinevad ja ma panengi käima, lihtsalt teengi on ju selle järele. Ehk siis ülilihtne, mul ei ole mingisugust on ju hullplaani, hullsüsteemi, mingisugust kallist täppi programmi on ju. Ma võtan lihtsalt YouTube'i videod, valin sealt midagi ja teen selle ära ja mul oligi üks päev ka niimoodi, ma tundsin nagu tööl lõuna ajal nagu kuidagi nii palju asju oli ja ma mõtlesin, et ma ei tea, on ju, kuidagi tundsin, et mingi sihuke pinge hakkab veits peale tulema, on ju, veits väike stressikene ja ma mõtlesingi siis kohe, et okei, ma teen lõuna ajal endal selle mobility trenni ära ja ma tegin 2 tükki järjest, ühe tegingi nagu mobility oma ja teise tegin niisuguse stretchingu, mõlemad olid mingi 10-15 minutit, tegin 2 tükki järjest ja ma olin peale seda nagu mingi kui mõnus. Ja nii hea oli olla, sest et lihtsalt sellel ajal sa oledki seal rahulikult, sa on ju venitad, sa painutad, just teed kehale head ja su aju saab puhata ja muidugi oluline on see, et sa päriselt nagu lased siis ka niimoodi, et sa ei mõtle ikkagi ainult neid töömõtteid näiteks või mis iganes mingid probleemid või mured või ei pea isegi probleemid, mured on, mis iganes mingid aktuaalsed teemad hullult elus on ju. Et siis sa nagu lihtsalt oled seal kohal ja mõtledki on ju ainult oma selle harjutuse, liigutuse keha peale, oled, hingad, tunnetad ja see on väga hea, see toob nagu ülihästi kuidagi nagu selle fookuse tagasi, selle keskendumise, selle enda kesesse, et ma väga soovitan. Kehale super ja tegelikult on ta ka vaimule super. Nii et kuigi ma olen selle teadlikult võtnud sisse praegu, et nagu toetada just oma treeninguid, siis ma nüüd arvan, et ma tahan seda kindlasti nagu jätkata ka kogu aeg edaspidi ka. Ja siis mul on selline asi siin ka pandud kirja, nagu on ju päeviku märkmiku täitmine. Ma pean praegu ütlema, et see on jäänud mul ausalt öeldes vähemaks. Aga mul on olnud perioode, kus ma olen seda ausalt öeldes väga palju teinud.
või noh, iga hommik on ju kirjutanudki oma mingisugused päevaplaanid, mingid päeva eesmärgid, siis kirjutanud mõnikord on ju mingisuguseid ka afirmatsioone välja, on ju manifestatsioone, mingeid tänulikkuse pidamisi ja need asjad ka on tegelikult väga-väga hästi toimivad, et nad tekitavad sulle juba niisuguse hea tunde, niisuguse mõnusa tunde, sa hommikul saad oma mingid mõtted, tunded välja kirjutada, mingid võib-olla enda soovid, mingid on ju need plaanid või mingid ongi täpselt mingid kinnitavad laused, mingid afirmatsioonid, ma ei tea, kuidas sa tahad ennast tunda, on ju. Ja kirjutadagi või need mõelda oma tänulikkuse peale, et see tegelikult tekitab nagu hästi-hästi-hästi head tunnet päriselt ja ma tegin seda väga-väga pikalt, on ju, ja tegelikult see oli nagu super hea. Nüüd mul vahepeal jäi see unarusse, nüüd ma jälle olen oma märkmiku võtnud nagu rohkem kasutusse, sest ma teangi täpselt, et see tegelikult on ju mõjub mulle väga hästi, aga jällegi kuidagi praegu lihtsalt selles virvarris on ju, ma olen ta jätnud unarusse ja nüüd ma teadlikult võtan ta tagasi, sest ma tean, et see aitab mul nagu veel kuidagi sellist mõnusama tundega päeva alustada ja seda hommikut ja kuidagi sihuke veel kuidagi jah, helgem ja sellise mõnusam olek tekib päriselt sisemiselt. Ja viimasena ongi mul siin selline asi, et selleks, et olla on ju kuidagi siukses tasakaalus, vahepeal on lihtsalt väga okei laiselda ja mitte midagi teha ja lastagi endal mitte midagi teha ja öelda endale, et see on väga okei, et sa täna midagi asjalikku ei tee. Ja sellega mul on vahepeal raskusi, sest ma väga tihti teen õhtuti ka tööd, on ju, ma istun diivani peal, mul läpaks süles, on ju, ja teengi päris ikkagi õhtuti ka päris palju on ju seal mingi, eile ma panin ka näiteks vist 9:30 arvuti käest, et nii kaua ma tegin tööasju. Sest ma kuidagi nagu okei, toimetusi niikuinii on palju on ju, alati on midagi teha, aga kuidagi mulle vahepeal tundub ka see, et kui ma seal diivanil juba istun, et mis ma nagu niisama istun või vahin nagu niisama telekat, et see kuidagi ma ei tea, siis ma pigem olen ma teen midagi asjalikku ja siis teedki tööd, aga siis mõnikord ma mõtlen, et aga äkki ma ei pea tegelikult tegema või ma täna nagu ei tee, on ju, ja ei teegi, siis viskadki sinna diivanile võib-olla lösakile, on ju, mis mulle meeldib, siis ma viskan oma mingi näomaski endale vahepeal ette, on ju, ja siis ma lihtsalt tunnen, et see on ka nagu kuidagi sihuke näomaski tegemine on ka natukene nagu selline zen, et siis sa lihtsalt oled, sul on mõnus see näomask, on ju, sihuke väikene enda mini koduspa või koduminispa ja lihtsalt oled ja see ongi väga okei ja see ei pea olema alati ka paar tundi, on ju, et väga okei on nagu vahepeal paar päeva ka nagu täiesti on ju minna kuidagi flow'ga kaasa, et minul lihtsalt võib-olla, kes on siin uued, on ju, et siis ma töötan igapäevaselt FitLabis. Põhiline fookus läheb sinna, aga lisaks sellele on ju, ma teen ka kas või seda vlogi siin, aga sisuloomet on ju siin erinevatele ettevõtetele on ju, mul on Luminescence'iga, Karini butiigiga, ühesõnaga mingid koostööd, vahepeal on ka mingid siuksed ühekordsemad on ju, et sellised koostööd erinevad on ka, millega ma siin lisaks tegelen on ju, pluss siis ma treenin nendeks võistlusteks ja asjadeks, et kuidagi seda tööd ja toimetusi on nagu kogu aeg tegelikult, et siis ma kuidagi teadlikult nagu pean võtma seda pausi, aga need kõik harjumused, mida ma ette lugesin, on just täpselt nagu need, mida ma teen igapäevaselt, mis aitavad mul kogu selles virvarris tegelikult jooksvalt kogu aeg nagu toime tulla. Jah, ja kui siit midagigi võtta kaasa nagu kui ainult ühest asjast või tegelikult ma ei saa ikka üks asi öelda, aga mina ütleks siis ikkagi rahulikud hommikud ilma telefonita. Ideaalis veel jalutuskäiguga. Hommikune jalutuskäik ilma telefonita ja rahulik hommik on, ma arvan, minu jaoks iga päeva kõige olulisem asi. Ja see on see, mis tegelikult kujundab või nagu kuidagi paneb paika selle, kuidas tuleb minu ülejäänud päev. Vot, seekord sai selline vlogikene. Anna mulle teada, mis on sinu mõtted, mida sina võib-olla juba rakendad, mida sa võib-olla võtsid siit kaasa, mida võiks nüüd proovida. Ja kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja näeme juba järgmine kord. Aitäh sulle, tšau!